Bulgaaria kükk. Nüüd üks jalg jääb toetuma maha, nüüd teine läheb taha tugipinnale. Meil on kaks variatsiooni tegelikult, mida me saame teha. Esimene on siis see, et keha lülisammas jääb vertikaalsesse asendisse ja meie keha liigub kaarjalt taha. Sellisel puhul on nüüd oluline veenduda selles, et põlv jääb otse kanna kohale, ehk siis säär jääb vertikaalseks. Ja samamoodi kaarja liigutusega tuleme üles tagasi. See nüüd hõlmab ka rohkem tuharalihase tööd, ja samas amplituud on veidi väiksem. Veendume selles, et see tagumine põlv läheb ilusti kõveraks ja üles tagasi. Nüüd teine variatsioon, mida me saame teha, on see, et me saame rohkem põlvele rõhku panna ja selle sama põlve veidi kõveramaks viia. Ehk siis meie põlv liigub nüüd kannast veidi ettepoole. Samas sellisel juhul, et põlvele seda koormust vähendada, on oluline, et meie lülisammas oleks veidi ettepoole kaldu. Sellisel juhul need sellised lihased hakkavad toetama seda liigutust ja tuleme üles tagasi. Et see on individuaalne, kuidas kellelegi saame maksimaalse amplituudi kätte ja üles tagasi. Veendume, et just kannaga surume maha. Nii, selline saame. Oluline on veenduda ka selles, et see tagumine jalg ei oleks liiga sirge, et me ei astuks liiga ette, vaid et on mõistlikult kõver.